Tere, olen Kristi Rahm ja oma tänases 10. logotunnis kordame me teiega käsku repeat ja saame tuttavaks uue käsuga pen reverse. See pen reverse käsk on selline tore käsk, et selle abil saab siis kilpkonnale öelda seda, et kui tema tee peale jääb mõni joon, siis ta kustutab selle ära ja seda siis tähistatakse lühemalt siis PX. Nii. Nüüd kõigepealt siis prooviks teha mõningaid toredaid kujundeid, mis teil seal töölehe peal olemas on. Et enamus katsetamist jätan ma teile nüüd endale teha, aga proovime siis mõned siit teha, et siis näha, mis juhtub, kui repeat käsku kasutada ja neid kordusi hästi mitu korda teha. Missuguseid mustreid siis teha saab ja milliseid põnevaid asju siis teha saab. Nii, proovime siis kõigepealt ühe veidi lihtsama asja teha. Repeat 8. Tuletan siis meelde, et kõik asjad, mis ma tahan kordama panna, ehk seda repeat käsu sisse panna, tuleb panna nurksulgudesse. Nii, FD 50. Nüüd PK oli meil siis tagasiliikumine. Võtan 20 sammu tagasi. Nüüd ma tahan, et pööraks 45 kraadi. Ja nüüd ma panen siia kordama uuesti. FD 20. RT 90 ehk siis praegu siia selle viimase repeatiga tuleb mul siis ruut, aga nagu näete, olen ma nüüd unustanud siit repeati juurest arvu ära panna. Ma panen selle ka siia, sest vastasel juhul mul ruutu küll ei tule. Nii et siin on siis nüüd ruut ja need ruutude puhul siis tuleb siin vahepeal liikuda edasi ja tagasi ja pöörata ja kõiki neid tegevusi 8 korda korrata. Ja nüüd, kui ma panen siis enter, siis näete, tekkis selline huvitav kolmnurkadest koosnev kujund mulle siia. Nii, proovime veel. Teeme nüüd selle reset nupuga jälle platsi puhtaks ja proovime teha siis veidi suurema kordamide arvuga veel siin repeat 23. Panen jällegi siis nurksulgudesse, mida ma tahan, et ta tegema hakkab. Nii, repeat 30. FD 20 ehk siis 20 sammu. Nüüd ta tuleb tagasi 40 sammu. Pöörab 23 kraadi. Nii, siin on lihtsalt nüüd minu selline väike nali, kuna mulle endale see arv meeldib väga. Nii, RT ja 90. Nii, ehk siis mida me siin nüüd siis teeme? Et 30 korda siis kordame siin seda tegevust. Nii, ja enne seda me liigume 50 sammu ja pärast seda tegevust me pöörame ennast ja kogu seda tsüklit siin teeme siis 23 korda. Nii, ja vaatame, mis meil siit siis välja tuleb. Näete, tekib selline tore nagu veerevate lumepallide muster. Nii, proovime ükskord veel. Nii. Ja niimoodi mängides ja seda repeati kasutades saab siin tegelikult hästi põnevaid asju teha. Nii, teen nüüd jällegi siis selle välja puhtaks. Ja prooviks nüüd kasutada seda pen reverse käsku ka. Seda tähistati siis PX-iga ja proovime teha siis ühe sellise PX. Nii, nüüd repeat jällegi. Repeat, paneme siit näiteks 1000. Jälle nurksulud algavad. FD 100 ja LT 130. Nii. Ja vaatame, mis meil siit siis nüüd tuleb. Näete, selline tore kolmnurgamuster. Ja see hakkab siin siis niimoodi liikuma ja kordab ta seda siis siin 1000 korda. Nii, igal juhul on teil siin need töölehe peal neid katsetusi veel võimalik teha. Proovige, katsetage ja vaadake, mis teil välja tuleb. Järgmisel korral on teil juba aeg teha oma isiklik projekt, kasutades just nüüd seda sama repeati ja ka pen reverse'i. Nii, aga siis on vaja teil ka oma töö salvestada, sest pärast oleks ju hästi õnnestunud tööd torega kaaslastega jagada. Ja seepärast näitan ma täna teile ära ka, kuidas oma tööd salvestada. Nii, selleks siis siin RIP-menüüs on file, võtan file-menüü lahti ja siit siis valin save as, ehk siis salvestan nimega. Mul on juba loodud siin logomaterjalide kaust ja ma panen siis selle logomaterjalide kausta selle. Nii, minu projekt, nii, ja ta salvestab siis seda logo failina LGO faili laiendina ja panen siia nüüd salvesta.
nii, ja nüüd on mu töö ka salvestatud. Nii et ma saan teda siis ka järgmisel korral siit avada. Nii, mõnusat katsetamist teile ja toredat tegutsemist logoga!